Tere, head sõbrad! Jah, me olemegi siin kohas, mille ehituse tõttu on kõik tallinlased närvis, pahased, töötud. See on Hobujaama rist. See on see, mis on kinni olnud juba 100 aastat, võib-olla natuke vähem. Ja mis üsna pea loodetavasti avatakse, et tallinlased saavad jälle normaalselt kesklinnas liigelda ja liikuda. Ja teate mis? Me otsustasime, et kui see pull muidu ära ei lõpe, siis me tuleme ise kohale ja paneme käed külge. Ma ei saa lubada, et nüüd kiiremini valmis saab. Või nüüd üldse valmis saab. Aga üks on kindel. Meie Jüriga oma käekestega paneme püsti ühe jalakäijate foori, et inimesed saaks järgmised 100 aastat turvaliselt üle tee käia. Ja näete siin, see on selle ristliku kõige tähtsam nurk. Te teate kõik seda nurka. Just, paneme posti püsti ja laseme inimesed lõpuks ometi teele. Nii, tere, objekti juht, Robert. Suur rõõm. Töömees Jüri raporteerib tööle. Te alustate, panete posti püsti, panete selle sama jalakäija foori külge, ühendate ta pärast nende 2 kaabli külge. Ongi meie töö tänaseks kõik. Kas praegu võib puudutada? Siin elektrit sees ei ole, jah? Pane keel vastu. Keel vastu, saad teada, kuidas on. Mille järgi pannakse paika see punase ja rohelise tule tsükkel. Kui ma sealt poolt tulen, siis mul on selline tunne, et ma pean mõnikord ise tulema püsti ja vajutama mingisugust tuld, et me saaks autoga läbi, sellepärast see jalakäijate tuli jääbki igavesti tööle. Siin käib selline arvutus, et mõõdetakse plaani peal vastavad pikkused, siis pannakse tsüklid paika. Kas on ka niimoodi, et pannakse nägude järgi paika? Et kui Butšakov tuleb ja jääb sinna seisma, eks ole, siis see tsükkel ütleb, võt sellel vennal laseme praadida. Ei ole. Ei ole. Üks on kindel, siia paneme anduri sisse ja sinu nägu jääb siia aindana, mis punase taga. Seisab. Võtate selle mütsi, seal on juba 2 kruvi teie jaoks ette valmistatud. Sulgete posti, et vihmavesi ei tuleks sisse. Miks sa kraabid? Seda ei teinud mina ju, armas inimene, mida sa jaurad? Ütleme niimoodi, kui midagi Jüri oskab teha, oskab ta ainult seda akutrelli kasutada. Niimoodi vaikselt ja ideaalne. Vaata, et sa midagi ei kraabi. Järgmised 10 aastat sõjama siit mööda, kui mõni inimene autos on, siis ma ütlen, näed, mina panin selle foori. Näete, nüüd on meil tagatud, et vesi ei satu sisse ja posti ja mütsi vahel, kübara vahel on meil õhutus. Võiks öelda, et nüüd on tehtud, aga ei ole. Nüüd keeratab post selle otsaga vundamendi suunas. Ei tea, kas me petame kedagi ära ka, et me päriselt siin töötame või? Peame korralikult toima. Auk on õnneks õige suurusega, toru mahub sisse. Luuk peab 180 kraadi teisele poole. 3, 2, 1. Korras. Ja nüüd meil vaja ta panna. Loodi. See on töövahend, mis minu kodus võib olemas olla, aga isegi loodi abil läheb kõveraks. Näete, siin on all sellised korgid, mis kaitsevad neid polte. See on nagu kodus jõulupuu püsti panema. Jah, just. 3 poldiga, et oleks jõulupuu sirge igalt poolt vaadatuna. Kuule, kui see nii lõbus töö on, siis me võime kõik need foorid äkki ära panna isegi. Siit on täitsa loodist ära, nüüd on igalt poolt. Kuidas teil läheb seal? Kuule! Täiuslik või? Keera kinni ära. Oot, ruttu. Ei, nagu kulda. Vaata, teised mehed lasevad kolmekesi. Siin on ju kaugelt näha. Ei, mehed, post on kõver. Me kahekesi. Me tegime kahekesi ära. Ja Bogdan oli ka abis. Mis sa arvad, äkki lähme eemalt vaatama ka korra? Silma järgi täiuslik. Nagu oleks, jah. Kas post on nüüd niimoodi, et ma olen nagu purss soomlane tulen, on ju? Aga teil pärast soo. Midas nüüd? Loodis, hoia. Kuule, nüüd meil hakkab foori paigaldus püsti. Seal üleval, jah? Jaa. Kes sinna läheb? Valige ise. Meist üks või? Jah. sul on kiive hästi käes. 4 meetri kõrgusele. Teil on selline foor, te panete ta posti külge, täpselt nii nagu ma näitan. Põhimõte on selline, et jalandi ehk vundamendi pealmisest osast mõõdate mõõdulindiga 3,1 meetrit. Nii kui teil see mõõt on peal, võtate 3 senti allapoole. 2 auku peab tegema siis. Hea uudis on see, et me Bogdaniga siin suhtusime ruljamme, siis mitte midagi aru. Sinu ülesanne on ainult üks ülesanne. Sind ellu jätta. Püüab mind kinni, kui ma hakkan kukkuma. Redeliga töötamine on kõige ohtlikum asi. Üks hoiab redelit, teine läheb ülesse, annab mulle või mina annan mõõdulindi, mõõdame ära, fikseerime. Mul on
must pliiats, must post, ei näe mitte midagi. Kas sa tunned ennast turvaliselt? ma tunnen ennast ebamugavalt. Mõõdulint on sul? Mine juba, mul on mõõdulint ammu käes juba, jummel küll. Issand, inimesed jäävad vanemaks juba 2 aastat vahepeal. Ära kuku! Lase augu sisse. Sina vaata, et muga midagi ei Nii, juhtu. Ära lükka. Ma pean hoidma Ära siin jalga lükka. vastas, et sa ei kukuks, sõber. Arvesta, et 1000 inimesed sõltuvad sinust. Üks auk on olemas, aplaus! Ja nii kui puurid ta sisse ja tee natukene puuriga, lase allapoole ja siis kaabel saab sujuvamalt sisse. Auk on olemas, aplaus! Super! Sa võid sinna üles jääda. Ma pean ütlema, et ütlemata kerge on kuidagi see. No see kaalub maks 2 kilo. Päevaga siis jõuab selliselt nagu täiesti täiskompleksi kokku panna mingi 4-5 tükki ikka. Ma arvan, 4 tükki kindlasti. Peate ta loodi panema. Üks hea uudis on ka. Milline? Post on endiselt loodis. Sina lähed sinna kaubumaja juurde, Viru keskuse juurde ja vaatad, kas foori näed õigesti või mitte. See kõik saab olema siin üks suur ülekäigurada ja see foor peab tõenäoliselt piisavalt pikalt töötama, et siit jõuaks üldse üle. No siit annab ikka fokusseerida nii kaugele. Ja et mul silmanägemine on täiuslik. Aga natuke sinna poole. Sinna keeran või? Täiuslik. Pane kinni! Kurat, vaadake nüüd tulevikus. 100 000 inimest päevas kõnnib siit üle tee ja see foor on minu Jürikese püsti pandud. Ma ütlen ausalt, Jüri, ilus oli vaadata. Te arvatavasti teate, mis asjad neid on. Need on nokamütsid. Nokamütsid, jah. Ja ongi või? Nii, foor on paigaldatud. Minu kangelane. Ongi tehtud. Inimesed nutsid seal, ütlesid, kas see on Jüri Vutšaga, kes seal foori otsas on. Ma ütlesin, et on. Ja Elu head sõbrad. Palun Tallinn. Palun Eesti. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Viimane operatsioon, need kaablite ühendamine. Ma paneme need kaablid külge. Liigas sisse ja ära lõika, sest vastasel juhul läheb see vask katki. Nii, nüüd ta kuhugi kinni. Tere. Inimesed juba tunnevad mind nägu ja nime pidi sellepärast, et nad teavad, et see mees paigaldas siia selle valgusfoori. Siin on veel üks variant olemas. Varsti on lõpp ja panime siin ühe just püsti. Varsti saab selle elektri ka sisse ja siis hakkab tööle ja inimesed saavad ohutult üle tee minna ja ma ütlen ausalt, tegin seda täitsa tasuta. Ma olen eemal sellepärast, et ma ei ole veel päris kindel, kas elekter on välja võetud. Siin, kus on vask on ära rikutud, on minu tehtud ja kõik, mis on ilus sile, see on siis ikkagi projektijuhi tehtud. Issand, kui kiiresti see käis tal. Ma tegin 7 minutit, ma jõudsin 10 centimeetrit edasi. Mees võttis korra noa kätte ja plaks, kaabel paljas. Nii, enam-enam õigesti mul, jah? Jah. See ei ole nagu maailma kõige keerulisem töö, aga teades minu oskusi, siis ma võin ka selle sinna sammudesse keerata. Nüüd tuleb see valge isolatsioon eemaldada. Tõmbad ühest nöörist, ta töötab nagu nuge. See lendab varsti laiali meil. Mina pean koristama ka veel või? Mees, kes kaablit puhastab, see põrandat ei korista. Nii, lõpufaas on alanud. Algab juhtmete ühendamine, kaabel number 2. Mina valmistan ette, palun. Nii, no. Kinni. Tore 3 mehe töö. No, muidugi. Nii, lühemaks. Ühenda. Paigas. Ja viimane ots. Näete. Ideaalne. Head sõbrad, on aeg sulgeda gaas igaveseks. Ja seda kõike selleks, et see valgusfoor, mille me oleme siin paigaldanud, saaks nüüd elektriühenduse ja läheks põlema. Alguses punaseks, siis kui õige aeg on roheliseks, siis jällegi kahjuks punaseks, aga siis jällegi roheliseks. Ja niimoodi aegade lõpuni. Ja kui nad surnud pole, põleb foor tänapäevalgi. Praegu on Sinu jaoks me seda praegu teemegi. See on olnud suurepärane päev, mitte ainult, ma arvan, meie jaoks, vaid ka kogu Tallinna inimeste. Terve Eesti, isegi terve Euroopa jaoks on see ilus hetk olnud. Ja ma ütleks, et kui see foor tõesti kestab nii kaua, nagu sa lubad, 100 ja 100 aastaid, siis tulevad meie lapselapsed siia kunagi ja kohtlevad seda altarina. Sinu lapsed ja lapselapsed saavad minna peaaegu et kõigi valgusfooride juurde öelda, minu isa pani, aga see siin kuulub meile. Aitäh sulle!